No hei, tere tulemast Ärkvel looja YouTube'i kanalile, mina olen Kadri ja ma olen täna siin selleks, et jagada teile natukene vaateid ja mõtteid seoses enese tunnete mõistmisega ja enda tõe äratundmisega, jah. Nimelt ma tahan teile rääkida seda, et mis võib olla tagamaa, kui teil on raske aru saada oma tunnetest, raske mõista, mis on teie jaoks õige, mis on teie tõde ja mis on ja võib-olla siis, et milliseid valikuid teha, kuhu suunas liikuda, mida te tegelikult tahate, kuidas seda ära tunda või siis miks te seda ära ei tunne. See on tegelikult see, mida ma tahan nähtavaks tuua. Nimelt mõned teist teavad ja ma olen seda aeg-ajalt siin-seal nähtavaks toonud, on see, et meil kõigil on lapsepõlvetraumad, teemad, mida me oleme tulnud siia puhastama, mida me oleme tulnud sirgeks tegema, mille jaoks, ühesõnaga teemad, mis aitavad meil jõuda iseendasse, tervesse endaga ühenduses olevasse loojasse inimkehas. Et see teekond algab läbi, tihtipeale on alanud läbi siis mingi draama selles kehastuses siin. Ja minu see draama on olnud seotud seksuaalse väärkohtlemisega. Ja ma olen tänaseks enda jaoks selle koha täiesti ära tervendanud, ma saan seda kindlalt väita. Sest et ma tegin sellega kõvasti tööd ja täna mul lihtsalt, mille põhjal ma seda väidan, et see on tehtud, on see, et ma ei koge seal enam emotsionaalseid laenguid või siis selliseid keskmist välja minemisi. Ja mul on isegi tekkinud sellised nagu mäluaugud mingite faktide osas, mida ma ennem väga kindlalt teadsin. Nii et see on minu jaoks märk, et see on tehtud. Aga hoolimata sellest on tegelikult nüüd, kui midagi on tehtud, siis eksisteerib selline asi nagu haavatud tervendaja. Mis tähendab seda, et kui sina iseendas midagi ära tervendad, siis sa hakkad aitama teistel ka terveneda. Ja nii täpselt ongi, et kui ma teen mingeid sessioone, näiteks praegu oli mul just hologrammi sessioon, siis see viis sellisesse kohta, kus tegelikult tuli nähtavaks seksuaalne väärkohtlemine. Ja mis selle igasuguse väärkohtlemisega, mitte ainult seksuaalse väärkohtlemisega, aga kuna minu dünaamikas on praegu see nagu esil, siis ma saan rääkida, et mis on selle tagajärjed, mis on selle, mida see siis tegelikult teie eluga teeb ja kuhu see saab või milliseid valdkondi see mõjutab. Ja üks, mis kindel, see mõjutab paarisuhte dünaamikaid nii kaua, kui see koht ei ole terveks tehtud. See on fakt. Ja sinu paarisuhe toob seda kogu aeg esile, et on mingi error. Nüüd teine teema, millest ta siis nähtavale tuleb, on see, et sa ei ole ühenduses enda selge tõega, enda tunnetega puhtast kohast. Vaid sul on vahel valukeha filter. Ja kuidas see olukord täpselt tekib? See tekib sellisel viisil, et oletame, et kui, ma saan rääkida jälle oma kogemusest, mina olen väike laps, siis ma olin sellises olukorras, kus ma kogesin seksuaalset väärkohtlemist ja kuna ma olin pisikene ja mul ei olnud sellel hetkel nagu väge või jõudu iseenda eest seista, siis ma võtsin selle inimese, kelle kaudu see kogemus mu ellu tuli, ma võtsin tema seisukoha siis selles hetkes justkui enda tõeks. Aga mis seal tegelikult toimub, on see, et ma enda sees juba lapsena tundsin, et see on vale, midagi on valesti, see tegelikult ei sobi mulle, ma tegelikult ei taha seda.
aga kuna see minu jaoks autoriteetne väline meesterahvas andis mulle oma olemuse ja oma tegevusega justkui mõista, et see on kõik õige ja see on normaalne ja siin ei ole midagi halba, siis minul tekkis arusaamade konflikt. Kuna väga nagu autoriteetne, sellel hetkel minu jaoks autoriteetne ja ütleme minust suurem mees kuju väljendas mulle oma tegevuse ja olemusega mingit reaalsuse pilti, mis minu sisetunnetega läks täieliku vastuollu, siis ma võtsin, mis lapsena on ju see, et me usume nagu neid vanemaid täiskasvanuid inimesi, kes on ümber meie, et nemad on targemad, nemad teavad paremini, nemad on meile head ja me lihtsalt võtame nende uskumused ja tõed ja arvamused enda omadeks. Ja nii juhtus ka minuga ning see viis selleni, et see minu enda puhas, autentne tunne, mis mu sees selles hetkes oli, mis andis mulle mõista, et see kõik on vale ja see mulle ei sobi. Ma otsustasin seda mitte kuulata ja võtsin omaks selle teise tõe, teise vaatenurga, siis autoriteetse meesarhetüübi poolt. Nüüd, ja milleni see siis viis, tegelikult miks ma selle võtsin seal, oli hirm ellujäämise pärast. Yeah. Ma ei saanud selles hetkes väljendada oma hirmu ja vastupanu ja segadust ja kurbust ja kõhtlust ja kahtlust ja kõike. Ma surusin kõik selle alla ja võtsin selle tõe, teise tõe enda tõeks. Ja sellest hetkest alates oli mul üliraske tuvastada kuni küpse naiseni välja, et mida mina tegelikult millestki arvan. Ma läksin kogu aeg enda tõest välja ja võtsin arvesse teiste vaatenurgad, teiste perspektiivid ja võtsin need enda omaks ja siis navigeerisin kogu aeg niimoodi, et ma oleksin aktsepteeritud, vahet ei ole mis tingimustel, kas seal oli minu suhtes austavat käitumist või mitte. Ma jäin kogu aeg sellesse kohta, et ei tekiks konflikti, sest konflikt on ohtlik ja et ma olen nii-öelda hea laps ja loon selle olukorra, navigeerin selles olukorras niimoodi, et vahet pole see minu tõde, peaasi, et justkui näiliselt on kõik hästi. Ja samal ajal ma isegi ei saanud enam ühendust selle kohaga, mis on minu tõde või mida ma tegelikult vajan, vaid jäin sellisesse mõnes mõttes nagu enese maha müümisesse või. Aga ma ei saanud isegi aru sellest, et ma seda teen, vaid see oli selline see on alateadlik käitumine. Yeah. Ja täna see kliendi teema oli siis selles, et tal on suur segadus selles osas, mida ta tunneb või mida ta vajab, mida ta tegelikult vajab paari suhtes. Et ta ei saa enam seda kätte. Mis ta nagu päriselt tegelikult tahab hinge tasandil, mitte ego tasandil, mis kõik lood ta endale loonud on, mida ta kõike vajab või mida ta arvab vajavat, et selle kohaga uuesti ühendust saada. Ja see viis seksuaalse ja väärse kohtlemise teema juurde. Nii et ühesõnaga, see ei pruugi teie reaalsuses olla seotud seksuaalväärkohtlemisega või seksuaalse väärkohtlemisega, vaid seal on teema on tegelikult selles, et nii kui teie jaoks autoriteetne isik lapsepõlves, on see siis vanemad, vanavanemad, tädid, onud, kasvatajad, õpetajad, kes iganes on teile midagi väitnud või teile midagi peale surunud, nii et te enda sees tegelikult tunnete, et see peaks olema teisiti, aga te ei julge seda väljendada või teil ei anta ruumi selle väljendamiseks, siis sealt läheb lukku enesetõe kuulamine, enesetõe äratundmine
ja siis nii kaua, kui me siis seda kohta üles endas ei leia või ei märka, et selline nagu energeetiline sõlm on meie süsteemis, siis nii kaua meil ongi üliraske kontakti saada ja on pidev segadus, kes ma olen, mis ma tahan, mis on minu tõde, millised on minu vajadused, soovid hinge tasandil. Ehk ja nüüd tegelikult see sama teema kandub üle ka siis meie, ütleme, haridussüsteemi või jah, koolisüsteemi, haridussüsteemi. Ja nii sellisel viisil, et meile antakse ette informatsiooni, mida me peame sunniviisiliselt omandama ja seda tehakse sellisel viisil, et nagu kui sa seda ei omanda teatud viisil, siis sa kukud läbi, saad halva hinde ja kui sa kukud läbi, siis sa võid jääda istuma, milline metsik pahameel vanemate poolt, sinu valeks mõistmine, vanemate poolt, sugulaste poolt, õpetaja poolt, et kui sa ei võta seda informatsiooni vastu, mida meie sulle anname, nii nagu meie ütleme, et sa pead selle vastu võtma vastavalt hindamissüsteemile, siis sul on midagi viga. Siis sa ei ole õige. Siis sa ei sobi. Ja lastena meil on kuhugi maani väga hea ühendus tegelikult sellega, mida me hingena vajame oma kogemuses, mis on meie tee, kuhu poole me liigume, mis meid huvitab, sinna me lähme, mis meid ei huvita, sinna me ei lähe. Ja nii ongi, et osad lapsed tegelikult teavad juba hinge tasandilt, et neil ei ole vaja seda informatsiooni. See ei ole neile vajalik. Nende elukogemuses, nende loomiskogemuses. Ja samal ajal on teisi lapsi, keda näiteks väga huvitab õppimine või väga huvitab matemaatika või väga huvitab pillimäng või kunst või emakeel, sest see on tema eluteega kuidagi seotud. See on talle nagu oluline. Aga siis need lapsed, ja siis ongi niimoodi, et osad lapsed on nagu koolis ka niimoodi suud silmad lahti, neil tuleb kõik nii hästi välja, nii kergelt ja kõik jääb nii hästi külge, sest et see on meant to be. Ja siis on teised lapsed, kellel ka seda ei juhtu, sest et see ei ole tegelikult nende jaoks. Ja siis nad hakkavad nagu hambad ristis sealt läbi suruma ja kogevad hästi palju enda sisetunde kinnipanemist, lukkupanemist, enda tajude lukkupanemist selleks, et olla aktsepteeritud vanemate poolt, õpetajate poolt, koolisüsteemi poolt, ühiskonna poolt. Kuniks sa siis ühel hetkel ärkad sellest koomast, ravid ära oma haavad ja hakkad uuesti oma tõde rääkima. Saad ühendust uuesti enda tõega ja siis hakkad seda väljendama ja lõpuks selle järgi elama ja lõpuks julgema tegema samme selle järgi. Mul oli hiljuti, ta nimi on vist Carmiola, aga Carmen Brixon või mis ta kunagi oli. Mul ei jää see uus nimi meelde, Carmiola äkki oli. Üks selline vestlus või intervjuu, ta kutsus mind oma sisegrupiga rääkima. Ja ta ütles mulle sellise lause, et me jagasime, ma olen oma abikaasaga jaganud siis talle, et kuidas me täna elame, milline on täna meie elustiil. Ja hästi kokkuvõtlikult lühidalt öeldes me elame täna niimoodi, et me ei tea täpselt, mis homne toob, aga me liigume kogu aeg oma tunde põhjal ja me kogeme kogu aeg väga maagilist reaalsust, mis on reaalselt nii. Et me oleme tänaseks otsapidi Itaaliasse jõudnud ja jääme siia mõneks ajaks ja siis, kui tunne tuleb, siis liigume edasi ja kogeme järgmiseid reaalsusruume. Ja samal ajal ise pidevalt avardume, kasvame, meil on kogu aeg metsikult põnev, kogu aeg tekib uusi loomisideid, suhestumisideid, looduse avastamised, linnade avastamised, kõik muud. Iga koht, kuhu me lähme, saame enda jaoks mingeid uusi koode, mis käivitavad meis mingi järgmise olemise ja see on selline nagu metsikult põnev lahtirullimise jada iseendani. Ja.
Ja siis Carmiola ütles mulle sellise lause, et teil on vedanud. Ja kuna meil oli seal aeg suhteliselt otsakorral, siis ma jäin selles kohas mõtlema ja ma ei nagu isegi ei vastanud midagi. Aga tegelikult ma saan öelda, et asi ei ole vedamises, vaid asi on tõesti selles, kui palju sa endaga tööd teed selleks, et saada ühendusse iseenda puhta olemusega. Sest nii, kui sa lähed sellesse kohta, et sa oled taas ühenduses endaga, et sa ei ole enam programmide juhatuse all või et sul ei ole enam sees neid lapsepõlvetraumasi või koolitraumasi, mis iganes traumasi, ja need traumad ei mängi sinu reaalsuses kogu aeg enam välja, sest need on tervendatud, vaid sa ei ole enam programmist niivõrd juhitud, vaid sa oled juhitud oma hingest, siis lähebki reaalsus maagiliseks. Siis sa oledki kantud, siis sa kogedki küllust ja kogedki resonantse ja kogedki naudinguid ja elurõõmu ja vitaalsust ja energiat ja nagu see on lihtsalt loomulik osa, sest et allikaenergia lihtsalt kogu aeg konstantselt voolab. Lihtsalt voolab läbi sinu ja sinna väljendad allikat kui looja inimkehas. See on nii lahe, kuidas see jutt kuhugi jõuab, sest ma ei teadnud, kuhu ma selle jutuga jõuan. Mul lihtsalt oli see koht, et ma pean rääkima sellest, kuidas need traumad ei lase meil tunda iseennast. Ja täpselt see ongi, et kui sa need traumad saad eest ära enda süsteemist, siis sa hakkad tundma enda tõde, enda kutset, enda sisemist tuld, mis sind juhib kogu aeg heas reaalsuses, kogu aeg sellises põnevas elus. Ja see on siuke nagu hinnanguline, aga tõesti, sa koged kantust. See on vist kõige puhtamalt öeldud selle kohta. Ehk et ma tean, et süsteemid on muutumas, ma tean, et meie koolisüsteemid on muutumas, ma tean, et ka see reaalsus on muutumas, et me kogeme järjest vähem, meie lapsed kogevad järjest vähem vägivalda, sellepärast, et lihtsalt inimesed saavad teadlikumaks ja kui sa oled juba teadlikum, siis sa lihtsalt ei saa enam olla vägivaldne. Samas oleme me kõik ohvrid, ehk et see vägivalla pall käib täpselt nii kaua, keegi meist lõpuks lõpetab ära selle ohvrimängu, tervendab ennast ära ja ei anna seda palli siit edasi enam. Ja see on asi, mis on tegelikult iga lapsevanema kohustus. Ehk et kui sul on lapsed, ja sa soovid oma lastele alati omaks saavad parimat, eks ole, siis üks asi, mida sa saad teha, on oma süsteem ära puhastada valukehadest, draamadest, traumadest, kõigest, mis jama seal minevikus on, sest et lapsed on meiega seotud ja nendele kandub kogu see kompott edasi, kui sina midagi ära ei tee. Mina olen tervendanud isegi oma vanavanemate teemasi, sest nad on surnud täna. Ja minu vanemad ei ole neid asju sirgeks teinud ja see on tulnud üle minule. Aga kuna mina olen teadvustanud seda, et see koht vajab tervendamist, see koht vajab puhastamist, siis ma olen lihtsalt selle ära teinud, sest kui miski mulle tuleb, siis see minu ülesanne see ära teha. Nii et ära ignoreeri enda teemasid, vaid tegele nendega, see ei ole keeruline. See on lihtsalt, vaatad sellele otsa, vaatad teadliku pilguga, mis seal tegelikult on, tunned läbi need emotsioonid, mis seal sees on kinni olnud ja anna ta vabaks, tood sinna armastuse valguse asemale ja tehtud ta ongi. Jah? Tundub lihtne, eks ole? Samas seda ei saa teha kunstlikult, sest et kõik need teemad tulevad üles õigel ajal. See tähendab seda, et mina oma seda seksuaalse ahistamise nii-öelda valukeha tervendasin tegelikult päris pikalt. Ma tahaks öelda, et ma hakkasin teadlikult tegelema sellega kuskil 27-selt ja arvan mingi 9-10 aastat läks aega, kui ma sain sellele nagu viimase sellise jutt jälle. Ja see tuli jupi kaupa ja sellest ei ole mitte midagi, aga nagu meil on aega terve elu nende asjadega tegeleda, nii et lubame nendel rahulikus tempos avalduda, et kui meie reaalsus toob midagi pinnale, siis see vajab tähelepanu ja tervenemist. Ja üks viis, mida mina olen praegu enda jaoks avastanud, on hologrammi teraapiad.
meil on Eestis täna juba päris mitu inimest, kes teeb hologrammiterapiaid, et seda kohta võite otsida nii Facebookist kui Google'ist. Mina ise teen ka neid sessioone, aga ma võtan nagu üks-ühele sessioone niimoodi väga harva, mõned üksikud, et kui keegi väga-väga tugevalt tunneb, et ta tahab just minuga teha üks-ühele hologrammi sessiooni, siis ma võtan, muidu ma teen praegu grupisessioone rahateemadel, puhastame piiravaid rahaprogramme, sellepärast et ka see on üks väga suur valdkond, mis vajab sirgeks saamist, et me saaksime uue maa energiatesse üle minna. Ja omalt poolt, mille kaudu ma veel olen saanud väga head ühendust endaga ja mis on aidanud mul kindlasti terveneda ja näha tõde, on erinevad valguse keele aktivatsioonid, mida ma olen endale teinud ja mida ma olen teistele teinud. Ja need te leiate minu leheküljelt, mille ma lingi ma panen siia alla, kui teid peaks see kõnetama. Igal muul juhul. Ja kui te ikka veel olete selles kohas, et te ei saa aru, mis on teie sisemine hääl, mis on teie sisemine tõde ja te ikka veel julgelt ei seisa selle eest, siis küsige endalt, miks. Ja vaadake, kas sealt hakkab midagi lahti rullima. Kas sealt tuleb mingit informatsiooni, mis on vaja korda teha. Just nii. Sest et ma usun täiesti seda, et sinu kannatus on sinu missioon, ma olen seda korduvalt öelnud ja see on minu tõde. Ehk et kannatust ei ole mõtet eirata, kannatuses ei ole mõtet lõputult rullida. Ma ei tea, mulle tundub vähemalt nagu täiesti mõttetu, kus teine variant on see, et sa saad selle lihtsalt sirgeks teha. No muidugi, kui sa hullult tahad kannatada, siis anna tuld. aga mina valiksin midagi kergemat, sest mulle lihtsalt meeldib vabadus. Mis on meie hinge loomulik olek, jah? Okei, no nüüd ma jäin siia juba jutustama. Anyway, ma tänan tähelepanu eest, täna oli selline jagamine, ma loodan, et sa said siit enda jaoks midagi ja kui sulle see video midagi andis, siis pane like ja kui sa arvad, et sellest võiks kellegi abi olla, siis share'i ja muul juhul näeme järgmistes videodes. Tšau.